Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo. Tere kinnisvarasõbrad, jälle nädal möödas, me kogu aeg sama jutuga alustame seda. Tere Rainer Olgo. Tere Ahto Kalda, tere kuulajad. Kusjuures me siia, meil on vaatajad, ei ole kuulajad, aga vaatajad ja muud lõbusad ja toredad. Ja kusjuures ma mõtlesin, et see saade, mis meil on, Kinnisvaraminutid, on ainus saade, kus me ei räägi poliitikast, aga võta näpust. Rikume ära, räägime traditsioonirikkuja. Ja, sest et kohalikud omavalitsuse valimised on kohe ukse ees. Praegu on viimane aeg, kui te tahate endale õiget valikut teha, kuulake meie saadet. Või anname teile nõu. Ja või kui tahate midagi küsida poliitikute käest, jumala eest küsige praegu, sest pärast ei ole enam mõtet peale valimisi midagi küsida. Ja kui te tahate endale kas või Facebooki sõbralisti kuulsaid poliitikuid saada, siis äädige praegu, sest pärast nad enam ei võta vastu. Praegu võtavad kõik vastu. Issand kalvasti see ka poliitika. Tegelikult, mida meie kumbki ei ole ju valitavad. Ei ole. Veel, mitte seekord. Ei ole head pakkumist tehtud. Ei ole piisavalt head pakkumist. Aga mis on, meil on ikka kinnisvarasaade, et kui me võtame, meil on kohalik omavalitsus, räägime Tartust. Me oleme Tartu kohaliku omavalitsusega seotud, et mis võiks olla kasu sellest valimisest, kuidas üldse mõjutab nagu sellist lihtsa inimese kinnisvaraelu, et kuidas minu kodu võib mõjutada mõni poliitik? No mina arvan, et mõjutab ikka, et kui sa oled nagu harjunud, et sul on siuke ilus tänav ja ilus tee ja siis pannakse sinna mingi jalgrattatee näiteks sinna keset värki ette, et sa enda autot sinna näiteks parkida ei saa, mõjutab küll. Või siis teisest küljest, kui sa oled selline jalgratta inimene, näituseks vastuti, siis kindlasti mõjutab, kui sul on võimalik see jalgrattatee sinna maja ette siiski saada. Võib ka nii olla. Saab ka niimoodi vaadata, et näiteks, ma ei tea, kas keegi on seda pakkunud, et me konkreetselt ükski erakond, rõhutan, ei toeta meid, ükski erakond meil ei maksa, kõik seosed poliitikutega on juhuslikud, on ju? Keegi pole meile maksnud, ei lubanud maksta, aga võiks maksta, praegu on viimane aeg tuua raha, aga meie peamine eesmärk on ikkagi, et inimestel oleks parem elu ja nende kinnisvara hind tõuseks ja mis veel? Et oleks parem elu. Just. Et ja poliitikud teevad meie elu kas siis paremaks või halvemaks. Hea poliitik teeb elu paremaks, halb poliitik teeb raskemaks. Mis me selle mõtteteraga peale hakkame, et kui me nüüd võtame, et Tartus, eks ole, et mida poliitikud siis mõjutavad? Ehitamist. Mõjutavad seda, et kui sa tahad näiteks poliitik mõjutab seda, et meil on näiteks vaja igasuguseid dokumente ja asju ajada linnas. Linnavalitsuse majades, seal linna allasutustes. Seal on ikkagi ametnikud, mitte poliitikud. Et teed ei loe üldse poliitikud midagi? Võib-olla, kui on mõnda asja, kas käivad tänapäeval asjad nii, et kui sa tahad midagi kiirendada, siis ütled poliitikule, poliitik ütleb ametnikule, et olgu see nüüd siin korda aetud. Käivad need asjad. Ei tea, kas see võiks, et iga kodanik peaks saama, et see hea poliitik on, et sa lähed ja võtad talle ka nööbis kinni ja ütled ja tema teeb. Hea poliitik on rahvamees. Aga alati võid kõike küsida. Et kuidas see süsteem on siis, ega ma ei tea, et kas on niimoodi, et poliitik on nagu rahvamees, aga tööd teevad tegelikult ametnikud. Poliitik on nagu suhtekorraldaja. Väga armas. Kes meeldib kõigile. No siis tuleb, aga siis mis see nõu on inimesed? Vali seda, kes sulle meeldib. Vali oma poiss. Just kes midagi teinud on. Oma poiss on nagu see, et kellel sa lähed ja ütled, eks ju. Kes minul on mure. Ja siis oma poiss ütleb, lahendame ära. Ja siis sa peaksid valima oma poissi. Sest et ega nii see oma poiss üksinda mitte midagi ju keegi ei otsusta. Poliitik on ikkagi see, kus on ikkagi, kui võtame kohaliku omavalitsuse, seal on ikkagi hääletused ja asjad. Ei, aga kui sa räägid oma poiss, et see on ju, kui sa oma poiss on, nagu selle pärast valid, siis see on onu-poja poliitika. See on ju halb. Ei ole. See on halb siis, kui seda tehakse. Näiteks, kui sina saad, sinul on oma poiss, aga minul ei ole oma poiss, siis minul on halb, aga sinul on hea.
aga vastupidi võib ka olla. Aga mis on õige? Õige on... Me valime ju, ei no, sa valid, et kui eriti kui sul on Tartu on suur linn, meil on siis palju elanik, üle 100 000 inimese, siin kõik tiirutab, aga võta, kui sa oled mingis pisikeses kohas, siis oma poiss saab kõik oma asjad ju. Ja. Aga see ei ole õige ju. Ei no, siis sa pead väga paljudele oma poiss olema. Aha. Nii keeruline. Aga võib-olla on kõige parem poliitik see, kes lubab kõigile kõike. Jah. On. See, kas ta pärast teeb või ei tee, see ei ole, see ei oma tähtsus. No aga siis me oleme inimesed, et vali see, kes kõige rohkem lubab. See on nagu puhas psühholoogia, et ei ole tähtis see, mida öelda. Tähtis on see, kuidas öelda. Jah. See on nagu poliitik. Ma olengi poliitik, ma olen näiteks ööklubis, ma saadan inimesi näiteks niimoodi uksest välja, et nad pärast kallistavad ja tänavad mind, et ma nad välja viskasin. Okay. Aga mõtleme, peaks saante lõpus ütlema 3 head kinnisvara mõtet, minu arust me ei ole mitte... Me ei ole kuhugi. Me liigu kuhugi praegu, me räägime lihtsalt, et peaks valima poliitiku, kes on sulle kasulik, ja. Aga tegelikult ta ei tohi olla sulle kasulik, siis ta pole teistele kasulik ja see on üldse ebaaus. Jaa, aga kui rääkida kinnisvarast ja poliitikast, siis näiteks, kes on sinu arust Tartus kõige kinnisvarasõbralikum poliitik? Me otsustasime saate alguses, et me ei räägi üheskest konkreetsest nimest. Aga nüüd see, keda me ei nimeta siinkohal. Kas ta on Iiro Laakler või? Minule meenub vähemalt 3 poliitikud, keda me ei nimeta. Aha. Ja nad on nii-öelda kinnisvarasõbralikud selles mõttes, et nagu kinnisvara maakleri sõbralikud poliitikud. Okay. Aga see ikkagi hõlmab seda ka, et kas sa oled siis rattateede usku või ei ole? Vaata selle rattateega on, kusjuures ma võin rääkida rattateedest. See teeb nii paljudele närvide. Ei, aga... Sellepärast ma võtan teemaks seda. Mina tean näiteks seda, et inimesed vajavad transpordiühendusi ja väga paljud näiteks ei ostagi endale uut kodu sinna, kus ei ole linnarattaid. Näiteks. Näed, seda mina ei teadnud. No, et see nagu rattatee, eks, et kui sa vaatad, et siin on nagu erinevad, et tahaks sõita autoga, tahaks sõita rattaga. Et on sellised erinevad vaated, et mida üks tahab ja mida teine tahab ja tahavad kitsamat teed ja tahab laiemat. See teed ümber see eestlaste värk, et siin ongi, et siin on väga vastandlikud. Et sina näiteks, ma saan aru, tahad autoga sõita, mina tahan rattaga sõita. Ja nüüd meil on vastuolu. Ei, minu pärast sõida rattaga, kui tahad. Aga mul nagu tahan mugavat laia rattateed tahan. Ja mitu tükki tahab. Ma tahan, et Lõuna-Keskurvi ma tahan näiteks Tartu kesklinnast sõita Lõuna-Keskuse juurde vähemalt 4 teed pidi rattaga ja minu pärast auto jaoks olgu üks ümber linna. No mina arvan, et see on rumal jutt. No ma saan aru, aga nüüd me olemegi nagu 2 vaidlevat kuradi poliitikut ja ropu sõna ei tohi, lööb piiks peale. Arvad, see saade meil kuidagi üldse ei lenda käest, kuidagi lendab, ma ei nagu ei oska seda üldse, nagu me peame uuesti tegema seda saate. Ei ole vaja, ei ole vaja, sest et meil on siin otseühendus. Otse-eeter ja otse-eeter mõjuks. Siin enam midagi mõjuta ei saa. Ei no, aga mis need nagu, me isegi just ka soovitud, me peame inimesed andma 3 valimissoovitust, eks ju, et kui sa tahad rattateid, vali see poliitik, kes lubab rattateid. Ja kui sa ei taha sükut. Ei, kui nüüd sa oled see. Kes on selle vastu? Kui sa tahad, kõik sa tahad sükut, siis vali need, kes on selle poolt. Ja kui sa tahad kinnisvaraga muud ei olegi, sest et kas ükski, mis võiks olla kinnisvara maakleri üks unistus, mida üks poliitik lubaks ja võib-olla selle ära ka teeks? Ma ei saa nii mõtlema. See on väga keeruline küsimus. Ma ei ole üldse, et minule kunagi, ma ei tea, kas see nüüd sobib, see saates, minule kunagi üks vana, tema oli küll ärimees, kinnisvara ärimees ütles sellise lause, et kõige parem poliitik on see, kes mitte midagi ei tee. Sest et seda ma räägin ära, midagi rahvamees. Olema rahvamees. Et nagu aga ta tegelikult ei tee mitte midagi, ta ei muuda, et ta tegelikult pidas seda silmas, stabiilsus on väga tähtis. Et iga muutus on halb, sest sa ei oska nagu arvestada.
et sa ei tea nagu näiteks maksud. Nii, et pannakse, on võimalik ka väga palju on levinud, väga paljus maas on kinnisvaramaks. Jah. Vaata, meil tuli üks maks hiljuti juurde. Automaks. Läks halvaks. No ei tea, kas aga kujuta ette, kui tuleb kinnisvaramaks. See võib-olla ei ole iga maakleri unistus, et tuleks kinnisvaramaks. No tegelikult meil on, aga selles mõttes nagu tõsiselt võetab kinnisvaramaks, et kohe valus. Ameerikas. Ja. Nii et valus on. Et ärge poliitikud kuulata. Et jah. 3 asja. Nii, et ärge valige poliitikud, kes pakub, et paneme kinnisvaramaksu alla. Ja. Nii, siis kellele rattateed, sellele rattateed ja kellele autoteed, sellele autoteed. ja lahendatud. Väga lihtne. Oled sa mõnele poliitikule müünud? Jaa. Kas midagi kallist või midagi odavat, nii ühte kui teist. Kas oli poliitik natuke teismoodi inimene kui tavaline inimene, kas ta vingus rohkem? Üks poliitik vingus päris palju ja üks ei vingunud üldse näiteks. Lõpuks. Ei, ma tahan sellega öelda, et poliitikud on nagu tavalised inimesed. Aga nad ongi tavalised inimesed. Tavaliselt küll. Kumb on hullem, kas poliitik või ametnik? See on poliitkorrektne vastus. Mõni inimene on hullem kui mõni teine inimene. Me räägime nagu demagoogia saada. Meil ei ole intriigi, vaata, me ei vaidle. Ei vaidle. Tuliseb vaidlema rattade ja autoteele, aga on nii palju vaieldud. Või selle, mis see on, see raudtee. Aga see ei ole kohalik omavalitsus tee. See on mingi teine asi. Ja siis mis meil veel on maailmas toimub? Siis automaks ka ei ole kohalik teema. Automaks ei ole kohalik. Aga mis on kohalik teema? No kohalik teema ongi. Toimetuleku toetus. Mis kinnisvaramaaklerid veel mõjub? Lasteaiakohad. Et lasteaiakohtade hind mõjutab midagi või? Ei. Et ei, kui mingis linnas, kujuta ette, kui Tartu linnas näiteks oleks kõik tasuta. Ja. Kõik maksud oleks tasuta. Transport. Iga inimene saaks raha, et ta siin elab. Ja. Aga kinnisvara, seda ei doteeriks keegi. Seda saaks müüa ükskõik mis hinnaga. Ja. Aga kõik muu oleks tasuta, ühistransport, lendavad autod, jalgrattad sõidaks ringi, kujuta ette seda Tartut, kus siin vohaks kinnis. Kõik tahavad elada selle omavalitsuse piires, eks ju. Ja. Sünnitoetus igal lapsele 100 000, ma ei tea, miljonit eurot. Mis veel? Iga inimene, kes on vähemalt aasta Tartus elanud, saab kodakondsuse ja linna palgale. Ja sünnitanud ema saab 100 000. Ja. See oleks küsimisega sissemaksu raha, vaata, et kinnisvara osta. Et siis tõuseks Tartu korterit hinnad miljonini. Aga mul tuli, räägi lõpuni. Ongi väga palju asju, et kõik on hästi ilus ja korras, hästi suured toetused ja poodides kodanikule toit tasuta ja mis veel? Siis oleks kinnisvara hind. Tööd ei pea keegi tegema. Ja. Aga kõik on ilus ja puhas. Siis saaks selle sinu rattareema ka, et kui keegi enam tööl ei pea käima, autoga kaupa vedama ei pea, siis võid rattaga sõita. Siis ei, aga kusjuures ärme veel paneme purki. Mul tekkis ikkagi. No nüüd läks käima. Ja nüüd läks alles. Nüüd tegelikult saada, et kes siiamaani ära ei väsinud ja või kus sa vaat YouTube'i kinni ei peanud või telefonist ja käsi ära, telefon nüüd laua pea. Nüüd hakkab põhis saada, nüüd hakkab poliitika saada. No nii. Aga näiteks, kui on kuskil nagu näiteks Palisaarel, et näiteks kohalik omavalitsus otsustab, et kinnisvara näiteks välismaalastele me ei müü, või osta ainult Tartu enda kodanik. Siis, mis sa arvad, kas see on hea? See oleks ka väga hea, et sa pead olema Tartu linna sisse kirjutatud ja siia makse maksma, aga sa tööl ei käi, su makse ei tule ju. Ei kui sa oled investor või? Ei, me ikka maksab makse, ja. Ei, meil käivad kõik tööl küll, aga neil lihtsalt meeldib käia. Ja, just, väga hea. Et siia võib Tartusse võib kinnisvara osta, ma ei tea, kas sellest seadust võib teha, aga ütleme nii, Tartu linna piirkonnas kinnisvara võib osta ainult Tartu kodanik. Ja. Siis hakkavad sahkerdama, siis tulevad nagu seal Palisaarel või ma ei tea, kuskil Indoneesias või kus seal on, et sa pead kohaliku endale sebima ja talle maksma, et saaks osta saaks osta kinnisväärt, seal tekib ärivõimalus, eks ju. Ja või siis näiteks ütleme, et sa saad osta selle maja, aga maja all, see kuulub ikkagi linnale. See on hoonestusõigus. Hoonestusõigus, jah.
vahet ei ole siis, kui see olemas on. jah, aga siis Suur-Tartu, siis tekib Suur-Tartu, tekib nagu Hongkongi efekt. Ja kuna siin on nii hea elu, vaata ta on nagu selline eraldi saar, kes teeb Eestit. Ja kui teie lubad lugupeetud poliitikud, eks ju, kui te teete nii hea elu siia, et kõik tahavad ainult siin olla, nii kuhu see Tartu linn meil ulatab kuskile sinna Ilmatsalu järvede ja Rahinge taha, eks ole. Põlvani välja. Kõik see saab olema täis kõrgooneid. Ja. Tead, mis ma kuulsin, mis läheb eriti kalliks, kui Hongkongis, kui ma ei eksi, maksis üks urnikoht madmiskohas $400,000. Aha. Ja kujuta ette, meil hakkavad auaplatsid maksma hästi palju. Ja. Meil hakkab kõik jube palju maksma, nii kui sa lähed üle linnapiiri, see on tohutu vaesus seal teisel pool, sest kõik kogu rikkus voolab siia kokku. Ja siis tuuakse pealinn siia üle, kõik riigiasutused ja kõik need superministeeriumi 600-kordsed hooned ja kõik need ametid, kes meil on igast suuri ameteid Eestis, kes ikkagi, kus on vaja palgata kõrgepalgalisi inimesi, need eraldi hooned, kõik kõrghooned, Tartu City, ja kõik on, ütleme, et täna 16 korruse hoone madal, 40 korrust hooned, eks ole, maksukeskkond on nii hea, igalt poolt maailmast voolab inimesi sisse. Ja siis, kui näiteks tahavad tulla ebasõbralike riikide kodanikud, on ju, siis sa pead maksma, tahad tulla näiteks ida poolt ebasõbralikust riigist, mõnest, siis sa ei saa Jaapanist. Ja siis sa pead, idas on Jaapan ka lõpuks tõus, ütleme sealt terest Kasahstanist või Venemaalt, siis sa pead maksma, et kodanikuks saada mingi Lätis tehti jurmalus, mis pead ka maksma. Pead kinnisvara ostma ka vähemalt 10 miljoni eurost korterit. Ja see oleks ka hea maaklerid. Ja siis, mis sa veel saad teha? Lasta olla. Poliitikud läks liiale või? Miks? Ei, Suur-Tartu selle visioon ja kõigile toetust ja hästi palju ja sa pead lihtsalt ennast korralikult kammima ja ilus välja nägema ja puhas ja siis sa sobid kodanikuks. Hästi. Super koht, kus elada ju. Oleks äge. Mis me õppisime? Oleks on paha poiss. Me õppisime seda, et kui linn on hea, kus on hea elada, seal ka kinnisvara hinnad tõusevad. Õige. Just. Nädala pärast jälle. Aitäh. Laseme edasi. Sama hooga. Aitäh vaatamast ja vaadake olgo.ee. Kirjutage meile ka enda küsimusi. Meie hea meelega vastame neile ja kirjutada saategi sinna, kus te just vaatate. Ja mul on koduannak kuskile kirjutada. Ja üks tähtis asi veel. Minge valima. Ja valige need poliitikud, kes teile meeldivad. Ja kes lubavad kõike. Ja ärge valige mölakaid. Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo.